Tere kõigile kanali jälgijatele. Et peale eelmist videopostitust siis laekus mulle väga palju küsimusi, et kuidas siduda Pärnu kombaini rakendust. Täna ma siis näitan teile, kuidas mina seda seon. Nagu ma eelmises videos mainisin, siis mina seon oma rakenduse siis otse pealiinile. Mina valmis seotud rakendusi ei kasuta, kuna sellisel viisil on rakendus palju tundlikum. Pealiiniks siis 0,3 fluorokarboon, lips on ka fluorokarboon ja paksust on tal 0,35. Ja just teeks palju küsimusi inimestele, kuidas ma seon selle siia pealiinile, et mis sõlmega ma ta siia kinnitan. Et tegemist on siis kirurgi sõlmega ja mina teen siis 3-kordse kirurgi sõlme siia. Peale panen ma ka kõikidele sõlmedele väikese liimitäpi. Et ei pea muidugi seda tegema, aga minu meelest on nii kindlam. Ja teised sõlmed on siis täiesti tavaline improved clinch. Nii siia alla kirvele kui ka siis sellele kinnitusklamrile. Ja ka neile ma panen liimitäpid peale. Kuna siis need sõlmed saavad kogu aeg sellist vatti, siis mina leian, et see liimi kasutamine ennast ka õigustab. Lipsu pikkus on mul siis selline 4-6 sentimeetrit ja see vahe siin kirvega on täiesti varieerub. Et see on niisugune 5-10 sentimeetrit. Mina reeglina siis 2 lipsuga ei püüa, aga nüüd ei olegi muud, kui ma näitan teile, kuidas seda siduda. Nii, ja nüüd siis kõigest järgemööda, et alustuseks läheb meil siis vaja lipsutamiili, kiirkinnitusklambrit, lõksuga pöörlat, lõikevahendeid ja siis hiljem soovi korral ka liimi. Et alustaks siis sellest, et seome selle kiirkinnitusklambri siia lipsutamiili külge ära. Et hiljem, kui ta on juba pealiini külge seotud, siis on seda minu arvates ebamugav teha. Et siis siia teeme tavalise improved clinch'i sõlme. Ma üritan siit näidata, ma loodan, et kõik saavad aru, kuidas käib. Ehk siis siia 1 tiir, 2 tiiru, 3 tiiru ja peale 4. tiiru ajate siit aasast läbi ja siis siit keskmisest aasast läbi. Nii, ja nüüd kui sõlm on selliselt koos, siis tuleks sõlm enne märjaks teha, kui me ta kinni tõmbame. Nii. Ja nüüd siis veame selle sõlme siia klambri juurde kokku. Nii. Ja nüüd siis tuleks see kinni tõmmata. No nii, nüüd jäi päris hästi. Nüüd võib selle otsa siit ära lõigata. Nii. Ja nüüd ei olegi siis muud, kui võtame siit pealiini. Ja pealiinile siis seda lipsu sidudes siis tuleks alla jätta selline varu kirve sidumiseks, et jätke siis igaks juhuks selline 20 sentimeetrit tamiili siia. Ja nüüd siis selle koha peale, kuhu te soovite selle lipsu siduda, siis pange see lipsutamiil niimoodi siia, pigistage see koht pöialdega kokku. Siis ajate selle siit ümber sõrme. Ja nüüd siis teeme selle kirurgi sõlme siia. Ajame selle tamiili siit 3 korda läbi, need mõlemad 2 otsa. 1. 2. Ja 3 korda siis, mina teen siis 3-kordse kirurgi sõlme. Nii. Ja nüüd siis ka enne selle sõlme kinni tõmbamist siis tuleks teha see sõlm märjaks. Nii, ja nüüd tõmbame ta kinni.
Nii, lipsu pikkus jäi üsna normaalne. Ja nüüd siis seome siia alla selle lõksuga pöörla. Nii. Ja alati tuleks siis seda niimoodi siduda, et see lips jääks siis nii-öelda ülesse poole. Nii, nüüd siis võib selle lipsust ülejääva osa ära lõigata. Et hiljem ma siis näitan ka, et kui teil jääb see lips selline krussis ja kõver, et kuidas seda sirgeks saab. Sellega on üks omaette trikk. Nii, ja nüüd siis ei olegi muud, kui võtame selle lõksuga pöörla, kuhu külge hiljem läheb siis kirves ja tõmbame siia sobiva kauguse peale, et siis see on ka nii-öelda igalühel erinev, kes jätab ta 5 cm kaugusele, kes jätab 10 cm kaugusele siis nii-öelda lipsust. Siia ka siis täitsa tavaline see Improved Clinchi sõlm. Teeme siia 4 tiiru. Peale 4. tiiru ajame ta siit läbi. Jätsin ta miiri natuke pikaks, aga ehk saab seotud. Ja nüüd siis ka enne sõlme kinni tõmbamist tuleks teha see märjaks. Nüüd siis tõmbame ta kinni. Nüüd siis, kui kõik üleliigsed osad on ära lõigatud, siis on rakendus meil valmis. Nagu näha võib, siis see lipsu osa on natuke selline krussis ja kõver, aga ma näitan teile kohe, kuidas selle sirgeks saab. Nimelt siis selle jaoks on meil vaja sellist asja nagu veekeetja. Ehk siis me ajame vee keema, siis teeme selle kaane lahti ja siit see kuum aur siis teeb selle lipsu sirgeks. Ma kohe näitan teile, kuidas see asi käib. Nii, et paneme vee keema. Ja nüüd, kui vesi on keema läinud, tuleks avada see gaas. Ja näete, mina kasutan pingutamiseks kirvest, et ma oma käsi ära ei kõrvetaks. Ja nüüd hoiame seda lipsu siin kuuma auru käes ja pingutame teda. Ja hiljem on see lips meil kenasti sirge ja ei ole enam krussis ega kõver. No nii, nüüd peaks juba väga hea olema. Paneme selle kaane kinni ja valmis ta ongi. Nii. No nagu näha võib, siis on asi kohe palju sirgem. Ja nüüd ei olegi muud, kui paneme muska ja kirve külge ja ongi rakendus valmis. Et siis muska tuleks alati kinnitada selliselt, et konks jääb ülesse poole. Ja võtame ka siit siis kirve ja paneme siia otsa. Ja selline ta siis ongi. Pärnu kirve kombaini rakendus, kuidas keegi nimetada tahab. Et sellisel viisil seon siis teda mina ja nüüd hiljem lisan ka siis juurde liimitäpid sõlmedele. Loodan, et antud video oli siis kõigi jaoks arusaadavas keeles ja et kellelgi oli ka sellest reaalselt abi. Jälgige Tellesti kalastuskanalit ning kohtume järgmisel korral. Kõike head!